tere hommikust, pühapäev ja kell on 8:40. Mina alustan hommikusöögiga. Pudru, võiku, vesi, võtan vitamiinid ja juba 40 minuti pärast liigun rattatrenni. Täna on jälle vähe tegusam päev, 3 tundi on vaja ratast sõita. Marti tuleb, liitub minuga. Kui trenn on tehtud, siis on palju liikumist, eks vaatame, mis siin tuleb ette. Plaanid on paigas, aga mis täpselt saama hakkab, seda vaatame. Mis eile oli selline rahulik päev, Karmini sünnipäev. Käisime Tallinnas spaas, olime mingid tunnid seal, käisime söömas vanematega ja olime õhtut riigis, vaatasime Eurovisiooni finaali ja ei jaksanud isegi lõpuni vaadata, vaid mina hakkasin suruma juba mingi kell 12, et palun, lähme koju magama. Ma olen nii väsinud ja nüüd ongi pühapäev. Ja kui ma õigesti vaatan, siis ma olen ära kustutanud kõik videod, mis ma eile hommikul trennist filmisin ja rääkisin, nii et lahe. Tubli. Good job, Sten. Nii. Nagu ikka, mina suudan. Jõudsime triiki, et alustan oma rattatrennisid ja panin juba kõik asjad valmis. Vaatasin rattarefi rõhud üle, panin pudelid valmis, ratas valmis, hakkan nüüd tavai lähen. Ja ei, Sten on udupea ja unustasin rattakingad koju, seega ma lähen nüüd nendele järgi. Tere hommikust jällegi. Nii, ma olen tagasi. Kingad on nüüdseks jalas. Vaata, kui lihtne on süsteem. Tegin telefonist treeningu valmis, mis mul on lõigud, kiirendused trenni ajal, soojendused nii edasi, panin kõik ajadest paika, 3 tundi võib kokku, nüüd võtan siit ja näe, olemas 2x10x10 Martiga trenn. Panen siia ja nüüd on vaja ainult play nuppu vajutada ja trenn läheb. Mitu tundi on? 3 tundi tuleb kokku täna. Joo rahvas, minä olen Sten Naru ja see minu teekond Ironman Tallinna finišini. Trenn on tehtud. 3 tundi, 84 kilomeetrit tuli kokku. Üli mega emotsioon, mega kõva oli koos Martiga seda trenni teha. Pushis mind. Raske, väga raske. Jalad on normaalselt pakud, aga emotsioon on mega positiivne ja nüüd saab ülejäänud päevaga jätkata. Mina olen kodus tagasi, Karmen on Mäkiga just tiirul, peaks kohe jõudma. Tegin kiire ampsu seigi kõrvale. Trenn on tehtud ja mis ma just lihtsalt mõtisklesin ja tahtsin edasi anda on see, et 3 tundi sai tehtud, on ju, nagu niuhti tegelikult. Ei ole nagu nii hull midagi ulmelist, on ju. Siis kui ma 70.3 treenisin, siis neid 3-tunniseid trenne oli nagu võib-olla paar tükki ainult. Aga need distantsid ongi erinevad ja need treeningud ongi nii erinevad, ehk siis see maailm, mis praegu on, see on täiesti uus maailm. Huvitav ja tegelikult väga lahe. No nii, Stennu, mis sa teed nüüd? Mis ma teen? Paneme kinni tünni. Miks meil selline laadung peal on? Miks meil üldse käru on? Ja miks meil selline auto on? Me võtsime Karmini isalt täna teise auto, käru ja lähme vanaemale emadepäevaks aiamaale appi. Pimedale. Tünni, millega saab kasta. Ja paneme uue väravaga. Et oleks suvel ikka hooleta selle veega. Või päris tervet suve ilmselt ei saa siit, aga loodame, et äkki vahepeal sajab ikka vihma ka peale. Tulebki Rakveresse sõita ja toimetama. Nii, päev hakkab õhtusse saama. Vahepeal on olnud nii tempo siin peal, et jällegi kaamerit kätte ei võta.
toimetad järjest. Ehitasime papsiga uue siis värava Vanamäe laiamaale. Ehk siis see vana post oli mäda. Panime uue posti. Isa ehitas uue värava ka. Toimetada on saanud kõvasti. Lisaks siis nagu enne näha tõime tünni, et Vanamäe saaks ikkagi aiamaal korralikult kasta. Selline on siin see toimetamine olnud, samal ajal sai siis liha grillida ja nüüd ongi teised läksid tuppa ära ja ma veel siin lõpetan. Paps tuleb ka veel korra, paneme värava kinni ilusti hingedega ja tööle. Ja mis veel sai tehtud? Kartulivaod, freesitud muld ja siis kartulivaod tõmmatud valmis. Et on vaja ainult visata kartul maha siin samamoodi. Et siis on hea kartulit võtta ja süüa. Kell on juba õhtusse jõudnud ja me võtsime nüüd Mäki, jõudsime emadepäeva toimetustelt koju ja tulime Mäkiga pikemale tiirule, et ta ka täna tähelepanu saaks natuke rohkem. Ühesõnaga, Sten täna trennis natuke põles ära. Esimene rattatrenn ja juba korras, et Vanamäe juurest oli küll, panin talle kaitset peale ja ta oli ilma särgita küll, et saaks mujale ka. Aga tundub, et käed said sinna siit allapoole seda triipu veel rohkem. Ma mõtlesin, et siia nädala lõppu räägin veits siis oma abilistest, suurtest abilistest ehk Garmini toodetest, millega ma trenne siis mõõdistan või kuidagi. Siin mitu kuud tagasi juba GPS Eesti andis mulle siis treenimiseks kasutada oma tooted. Sain endale 3 asja, kella, rattakompuutri ja pulsivöö. Garmin Forerunner 255, lihtne, loogiline, alguses muidugi oli uus ja palju vaja õppida, aga tänaseks ma olengi neid tooteid juba saanud piisavalt kaua igatepidi testida. Erinevates trennides on need jooksud, ujumine, ratas ja nii edasi. Mega mugavaks teevad elu. Lisaks hästi palju infot ja hästi lihtne on aru saada sellest kõigest. Lisaks siis kogu see äpiga ühendatavus ja sealt selle info kätte saamine on mega lihtne. Mis on nagu suurimad boonused, mis mina olen nagu selle trennidega endale nagu kasutusele võtnud ja mis on lihtsustanud just minu trenne nagu mega palju, on see, et varem mul olid trennid nii, et kui näiteks oli jooksutrenn ja kus oli vaja jälgida aega, täpselt nagu praegu näiteks on mul trennid 8+2, et 2 minutit kõndi, 8 minutit jooksu, siis pidin jälgima nagu millal ma jooksen, millal ma kõnnin, kuidas on pulss. Täna on hästi lihtne, kui ma teen endale trenni valmis, panen siit tööle ja ta annab mulle ise piiksudega teada, millal on jooks, millal on vajagi muuta tempot ja samuti märgin ära pulsi, mida ma pean jälgima, et nii kui pulss läheb sellest kõrgemaks, siis ta annab märku, saad võtta tempot maha ja nii edasi. Et see on nagu suurim boonus minu jaoks vähemalt. Eks kindlasti on selle kella juures veel kõvasti avastamist, trennide lihtsustamist võimalik nagu veel teha. Samuti ujumises mulle meeldib, et ma näen siit hästi, visuaal on hea, ehk näha on numbrid hästi ka vees olles, et vee all ja nii edasi. Edasi, rattakompuuter H530, minu jaoks täiesti uus maailm. Vanasti mul oli lihtsalt kella pealt panin tööle, läksin rattaga sõitma, mis iganes. Tänaseks on see minu jaoks täiesti uus maailm, mega lihtne. Minu jaoks on oluline see, et jällegi näiteks rattatrennid on mega lihtsaks teeb elu. Ma tegin täna samamoodi, nagu ma näitasin trenni minnes, endale telefonis valmis trenni kava, ajad,
kaua ma sõidan soojaks, kaua ma sõidan lihtsalt pulssi, millal mul on kiirendused või mingid sellised tsüklid, mida ma pean jälgima. See annab kõike märku, märgid endale seal äpis valmis, teed treeningu, saadad treeningu siia kompuutrisse ja kompuutris paned lihtsalt endale tööle ja anna ainult minna. Ideaalne. Samamoodi saab teha telefonis valmis kas või enda sellise trajektoori või mingi raja. Näiteks mida sa tahad sõita kilometraaži järgi, paned seal paika näiteks, võtad mäpi ette ja märgid ära täpselt, kust tahad sõita, teed endale ise nagu raja valmis ja anna ainult minna, ta näitab sulle, kus sa pead pöörama. Näiteks kui lähedki sõitma mingis kohas, kus sa ei ole nii tuttav nende teedega, siis ideaalne. Mõõdab kõik ära, näitab pulssi, ühendab pulsivööga ja pärast samamoodi kõik treenid telefoni edasi, vaatad sealt. Mega lihtne. Hästi palju veel avastamist. Tänaseks, kui ma olen neid juba kasutanud mitu kuud, ma saan öelda, et ma olen ülirahul nende asjadega. Ma ei ole varem absoluutselt saanud nii mugavat kella kasutada, nii mugavalt, kompuuter ongi esmakogemus. Ja see tõsiselt on lihtsustanud minu trenne just nende mõõtmisel ja nendega tegelemisel ja ka trenni nagu vältel siis trenni tegemist. Ehk siis ma soovitan neid puhtalt sellepärast, et need mulle meeldivad ja ka GPS Eesti lehelt, kui lähete ostma ja ka ise soovite endale osta, siis kood on STEN7. Aga siin tõmbaks nädala kokku. Päris palju sai näidatud. Kindlasti, kui on kellelgi mingeid küsimusi või huvi, mida veel võiks näidata või mida ma võiksin oma storydes näidata oma trennidest või mis iganes soovitusi, on soojalt teretulnud, aga pakimegi selle nädala kokku. Pühapäeva õhtu, kell on juba palju. Läheks puhkama ära. Karmen igastahes tuli pesust ja lehvitab teile. Võin siit lehvitada teile. Teie olge tublid, olge terved ja liigutage ennast homme rohkem kui täna. Ciao.